Mul on hea meel teile tutvustada Vinni vallamaja. Siin vallamajast ma juhin juba 2023. aastast Vinni vallavolikogu ja peauks on siin. See pompöösne maja valmis 1989. aastal ja oli tollase, kuulake nüüd, superkolhoosi juhtkonna hoone ja selle on projekteerinud Voldemar Herkel, kes oli oma aja, võiks öelda, staararhitekt. Tema loomingusse kuulub nii Tartus Kaunase restoran, nooremad inimesed teavad seda kui Atlantist, ja ta on ka projekteerinud Brežnevi pojale endale suvila, et selline tähelepanuväärne mees. Ja muide, ka siin on väga tugevad arhitektid, sisearhitektid ja hiljem me veel vaatame ka, kuidas see maja seest välja näeb. See maja on kuusnurkne ja see on Pentagoni stiilis, nii et lähme siit poolt. Nii, selle koha pealt paistab see suurepärane hoone vähemalt täissuuruses, aga miks ma teid siia kutsusin? Siis kutsusin selle puu pärast. See puu on meie kogukonna emade mõttealgatus ja selle puu lehed, kui te näete, koosnevad väikestest nimeplaatidest ja seal nimeplaatide peal on kirjas laste nimed, kes on Vinni vallas nime saanud, registreeritud ja kui ma siit mööda sõidan, siis ma suure rõõmuga vaatan, kas on mõni leht või lausa lehekobar juurde tulnud. Siit saab veel teada, millised olid selle aja kõige moodsamad nimed. Et me võime lugeda, et Tooron, Erol, on Robin. Ma loodan küll, et see puu on 10 aastaga täis lehtedes, et see nagu märgib, et meie vald on elujõuline, siin on hea lapsi kasvatada, siin tegelikult ongi väga hea lapsi kasvatada, meil on lasteaiad, meil on väga kõrgel tasemel koolimaja, meil on ka spordikompleks ja väga head huviharidustoetused, rääkimata sellest, et lapsed saavad käia muusikakoolis ja ratsutamas ja veel jalgpalli mängimas. Aga tõesti, selle puu üle on mul siiralt hea meel, et see on nagu meie valla elupuu. Kes on juhtunud meil siit Vinni vallast läbi sõitma, siis kindlasti on tähelepanu äratanud see vana aurukatel. See aurukatel on pärit endise kolhoosi esimehe Lepassaare kodukülast ja see on töötanud siin kõrval kunagi olnud karusloomakasvatuses 15 aastat jõumasinana. Ja miks see siin on? See on ühest küljest nagu aumärk suure vägeva kolhoosi aja mälestuseks ja ka selle tubli kolhoosi esimehe mälestuseks, aga see sümboliseerib ka pildepreemiat. 1965. aastast annab Vinni vald, tollel ajal oli ta Vilde-nimeline kolhoos, et annab välja kirjanduspreemiat ja tants aurukatla ümber Matstraat on saanud Vilde-preemia ja ühtlasi see sümboliseerib ka seda kirjanduspreemiat. Aga lähme nüüd vaatame majja. Siin on meil igasugused ametid, õiehõmble, politsei, massaaž ja väga palju vajalikke vallale olevaid ametiasutusi. Oleme praegust vallamaja esimesel korrusel ja siit on tükikene ajalugu. Seif, kus kindlasti oli palju raha, muide Vilde kolhoos oli väga rikas kolhoos ja tõesti tolle aja mõistes teenis siin kolhoosnik ka väga palju.
teisele korrusele. Näete, siin toimub teisel korrusel põhitöö. Meil on siin kantselei spetsialist, vallavanem, volikogu esimees ja raamatupidajad, finantsjuht, pearaamatupidaja ehk siis kogu Vinni valla juhtimine toimub sellel korrusel. Lähme vaikselt ja hiilime, võib-olla me ei sega. Sisekujundust on teinud siin tolleaegsed superstaarid, sisearhitekt Tiit Hansen ja kes on muide Anton Hansen Tammsaare sugulane ja Mait Summa-Taavet. Ja nende käe alt on tulnud ka presidendi residents. Aga siin on tegelikult säilinud autentne kujundust aastast 1989. Vaadake neid lampe. Omal ajal kindlasti oli seal baari lettide taga kõvasti Peelo ja Eesti konjakit. Muide, Vilde kolhoos tegi ise alkoholi, Võhu veinivabrik oli nende hallata ja ma usun, et siin sai palju pidusid peetud. Lähme edasi. Tere! Tere! Siin on meie vallakarikad. Siin on vaadata, et Eestimaa suvemängudes oleme saanud teise koha ja ma olen isegi suvemängudest osa võtnud ja andnud oma panuse, aga nagu te näete, kuulsusrikkal ajaloolu on oma mõju. Meie vald on endiselt väga tugev ja väga võitluslik ja hoiavad neid parimaid traditsioone. Siin on üks väga huvitav kaart. Viimase haldusreformi käigus ühines Vinni vallaga Rägavere vald ja Laekvere vald. Et tegelikult on Vinni vald ja Lääne-Virumaa üks suuremaid valdasid. Aga nüüd lähme minu kabinetti. Ja see on minu kabinet. Mina tavaliselt istun selle koha peal. Ja siin me peame tavaliselt koalitsioonikõnelusi. Meil on ka üks väga huvitav pilt seina peal, mis näitab, et kuningas võib alasti olla. Aga teeme veel ringi ratas. Kohe minu kabineti kõrval on meil vallavanem Erki Savisaar. Ja kuulda on, et koosolek käib. Tervist, meil on koosolek. Meie teeme YouTube'i. Mul on hea meel tutvustada. Tule. Mul on hea meel tutvustada meie au ja uhkust. Rahvas teab siin Paruto nimeni. Aga naine ütleb ikka Kaido Hövelson. Ei, ta on lihtsalt Kaido. Aitäh. Tere, siin on meil juhi abi ja vaata, kui ilus. Meil on akvaarium. Ja olemegi tagasi. Kui te arvate, et oli mingi trikk, ei olnud trikk. See maja on seestpoolt ringikujuline. Aga nüüd lähme vaatame, kus toimuvad volikogu istungid. Siin galeriis on meil Vinni valla volikogu esimeeste pildid. Toomas Väinaste on praegust volikogu aseesimees. Aili Taal oli enne mind ja tegelikult selle koha peal peaks nüüd ka minu pilt olema. Siin kolmandal korrusel on meil 2 saali. Siin saalis ma olen näinud üritusi ainult 2 korral, kui anti lõpetajatele, kooli lõpetajatele aukirjad, aga enamus ajast on see saal kas tühi või mõnel juhul toimub siin mõni koolitus. Ka need pingid on aastast 1989, aga on saanud väikse uuenduskuuri uue kanga näol. Disainihuvilise tähelepanu ma pööraks
väikestele detailidele. Siin on selline ornament ruudukujuline. Samuti siin ukse vitraažid, akna kaunistused. Ja ka radiaatoril on need ruudustikud peal ja nendel toolidel on need ruudustikud. Ja olemegi jõudnud Vinni vallavolikogu saali. Meil on 17 volikogu liiget ja me mahume siia kenasti ära. Külalised on siin kõrval toolidel ja jälle ma juhin tähelepanu disainile. Kuna täna on ka volikogu istung, siis vaikselt tulevad ka volikogu liikmed. Nii et ma mõneks ajaks lõpetan ülekande.